13 aastat tagasi, kui meil oli Haapsalus suurem sükane Mosse kogukond, siis sai kiirete õlistega alustasime nagu Haapsalu sprindi korraldamist, et eks see korraldamised on aastaid läbi olnud kord üle kivide kändude, et paraku on inimesi, kellele meeldib, et linnas midagi toimub, samas on teised, kellele ei meeldi, et ega me ei saagi kõiki meele järgi olla, ja me üritame teha võrdlemisi kiire, võrdlemisi turvalise ja siukse võistluse, et millegipärast kas on see, et on tulekul kevade, ühesõnaga esimene etapp ja mis, et alati on nagu ühesõnaga Haapsalus olnud palju sõitjad. Eks see trassivalik on olnud algusest peale paraku siia ühte kanti, et uurime erinevaid variante nii palju kui võimalik ja sealt siis midagi nagu vahest on kruusa sees, vahelt on ainult asfalt ja nii me siis teeme, kuidas olukord on. Mina siis üritan auhinnalauata kokku panna, räägin sponsoritega, et küsin, et kui palju kellelgi midagi võimalik on anda, et kes on üldse nõus meid sponsoreerima. Et see on nüüd viimased aasta aega olen siis seda tõsisemalt teinud, et ikkagi selle Haapsalu võistluste selle auhinnalaua lippu kõrgel hoida. Kuna Eestis see ralli on nii populaarne ala, siis enamus on fännid ja siis tahavadki toetada seda. Et pole väga keeruline, aga jah, vahest inimeste kättesaamine on keeruline. Alguses esimene voor oli selline rohkem õppimine, et rohkem õppisin katse, et kuidas pidamine oli ja niimoodi, et jäi küll üks auto ette, saime korduskatse, et seal juba oli hoog üleval ja ülejäänud 2 vooru oli ka ikka väga gaas põhjas ja väga hea. Rada oli selline, suht keeruline ikkagi, et päris kitsaid kohti oli, aga vahepeal ka seal teises, kolmandas voorus oli juba mõned kohad ka natukene kruuse ja igast jama peale tulnud, et natuke pidamine oli ka natukene muutunud, et see oli ka lisas asjale juurde. Tutvudes nägin kohe, et rada on tavapärasest kiirem, et väravad, šikaanid on kiiremad, et saab päris hooga juba lasta. Ja pidamine tundus alguses tutvudes libe, et oli siuke vesine, aga tegelikult pärast sõitis oli juba rada ära kuivanud ja pidamine oli ikka väga hea. Esimene voor oli siuke, et harjusin vähe selle asfaldiga, et viimati sõitsin üldse talvel ja nüüd asfaldi peal on pidamine hoopis teine. Ja teine voor juba hakkas paremini minema, aga sai ikka kõvasti kiiremini. Ja viimane voor siis pingutasin kõvemini. Minul oli taktikaks, et kindla peale, et pihta sõidas kuskil, aga siis ikkagi proovisin ikka kiiresti sõita. Kuna eelregamisel oli juba näha, et kõik see kõva sõidumees on stardis ja 4 veduste nimekiri on pikk, siis juba startides juba oli vaja seda viimast kümnendikku varastada, et nii-öelda hiire lõksu pealt võtta, ja nii ka läks, et esimeses voorus ainult sekund peal, teises voorus kümnendik peal, et kuigi rada oli suhteliselt lühike 2 minutit, on ikkagi nii väike see kümnendiku tagaajamine. See ongi see kõige keerulisem, et kus sa selle aja võtad, et 1 tunni puude on 10 sekundit, ehk siis oled selles voorus kohe out. See sõit peab olema jube täpne ja nagu ka ajad näitavad, ikkagi tulevad vahed sisse, et esikolmik sõidab oma sõitu ja siis järgmine ja siis 3. grupp. Esimene voor olid siuksed natuke vahelduvad olud, et kohati oli rada märg, siis mulle endale jäi mulje, et mul läks rehv katki, aga tegelikult ei läinud katkina. Et lihtsalt see raudteejaama osa oli nii palju libedam kui mujal. Ja teine voor sai rehvi valikuga natuke alt mindud, sai vihmakaga sõidetud endiselt, aga olin 2 sekiga esimesest maas. Esimene voor läks väga hästi, oli esimene aeg. Ja 3. voor mõtlesin, et kaotada pole midagi, panin kuiva ilma slikid alla ja läksin hulluks ja tuli väga hästi välja, et ütleme, et varu võib-olla ei sekund, võib-olla oleks
võimalik olnud paremini sõita, aga iseenesest mulle väga meeldis ja rada oli väga super ja auto pidas vastu ja paar kohta olid sellised, kus sõitsid suure hooga löökaugust läbi ja pidid lootma, et rehvid terveks jäävad ja ühes kohas olid mingid truubikohad, kus kippus auto põhi vastu maad minema, aga kui sekundid taga ajad, siis ei saa siukseid asju siukeste kohtade peal maha lasta. Aga ühesõnaga mulle väga meeldis ja väga super oli.